tervis siin Heigo Ritsbek, rahvusvahelise Püha Katoliigi Kiriku kardinal. Ja vaataksime täna ühte uut teemat, nimelt alustaksime armulauaga. Oleme varem öelnud, et see on jumalateenistuse kese. Luuke evangeeliumi 22. peatükis salmid 19 ja 20 on kirjutatud. Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusöömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Aamen. Luuke evangeeliumi 24. peatükis 29. salmist me loeme lugu nõndanimetatud Emmause jüngritest. Jeesus on surnud. Tegelikult Jeesus on ka juba üles tõusnud. See kõik on toimunud, aga need jüngrid ei tea seda. Nad on segaduses. Nad on kurvad. Ja tervet seda lugu ära rääkimata, ma arvan, et kes seda teavad juba, teavad, et see lugu jätkub selle, kuidas Jeesus üles tõusuna tuleb nende jüngrite juurde, kõnnib koos nendega ja õhtul, kui nad hakkavad üheskoos sööma, siis selles leivamurdmises ehk armulauas tunnevad need jüngrid ära, et nad on olnud koos Jeesusega. Ja kui me loeme väga paljusid tekste Uues Testamendis, ka apostel Paulus kirjutab 1. Korintuse kirja 11. peatükis sellest, siin räägitakse ühest olulisest rituaalist, seadmisest, sakramendist ja ma arvan, et üks peamine termin, kuidas seda tähistada, on eukarist. See on tegelikult kõikidele teoloogilistele interpretatsioonidele avatud. Muidugi eesti keeles on olemas fantastiline sõna armulaud, mis nii teoloogiliselt kui ka asja sisusse tungides on parim vorm või võimalus seda edasi öelda. Isa Vello Salo on öelnud, et meil on 3 sõna eesti keeles, mille üle teised rahvad peaksid kadestama, mis on meil äärmiselt täpselt kristlikud terminid. Üks on kõigepealt issand. Meil on sõna, mis tähendab eriliselt ühte kõrgeimat isandat, see on Jumalat. See on fantastiline, meil on Jumala kohta erisõna. Inglased peavad kirjutama isanda suure algustähega. Nii ka sakslased, aga meie ütleme issand. Teine on risti inimene. Fantastiline sõna, mis võtab kokku selle, kes me kristlastel oleme. Ja nüüd 3. armulaud. See on laud, kus me üheskoos saame armu. Aga me võime kasutada ka sellist rahvusvahelisemat terminit, siis eukarist. Eukarist tuleb kreekakeelsest sõnast eucharistia, mis tähendab tänuandmist, tänutoomist, suurt tänutoomist. Ma arvan, et võib-olla kellegile või mõnele inimesele tuleb see kuidagi uue sellise või mõistetamatu asjana, et armulaud on tegelikult eelkõige tänutoiming. See on nii võimas, et siin tegeldakse tänuga. Me Eestis oleme harjunud, siin on ka teatud vennaste koguduse ajalooline mõju ja ka luterliku kiriku selline mõju, kus püütakse armulauda kuidagi sellise Kristuse kannatuse ja Kristuse surma nendesse teemadesse väga sisse lülitada. Aga algselt eucharistia on tänu, rõõm. Selles mõttes ortodoks kirik toob seda võib-olla kõige paremini esile. See on ülistus, see on au, see on kiitus, see on tänu, see on üks rõõmusündmus.
milleks me tuleme kirikusse. Mitte me ei lähe sinna kurvastama, vaid me läheme rõõmustama sinna. Varakirikus said kristlased osa armulauast kohe peale ristimist. Tulid veest välja ja juhiti piiskopi juurde, kes pani oma käed nende peale ja palvetas, et äsja ristitud võiksid püha vaimu vastu võtta. Ja siis need uued kristlased istusid maha koos teiste kristlastega ja alustasid suurt tänu toomist Issandale. Ma ei tea, kui tihti me mõtleme selle peale, kui me alustame armulauaga, siis see on üks erakordne tänu toomine Issandale. Võib-olla tänapäeva Eestis on ka olemas selliseid vaimulikke liikumisi, kus jumalateenistuse alguses on selline väga võimas ülistus ja tõepoolest hästi selline ülevoolav tänu Jumalale ja siis, kui jõutakse armulaua juurde, siis need lähevad kõik nagu selliseks urvameelseks läheb kogu see asi, et kõik on nüüd need Kristus suri meie eest ja me mäletame tema surma, mälestame ja kõike seda. Aga tegelikult see ei ole piibellik. Armulaud on rõõmulaud. Paraku me peame ütlema ka seda, et eukarist on siiamaani kohaks, kus kristlaskond jaguneb erinevateks rühmitusteks ja kõik maailma kristlased ei saa praegusel hetkel tulla kokku ja saada osa ühest armulaua teenistusest. See on erinev võrreldes esimeste sajanditega, siis sa võisid reisida erinevatesse paikadesse, ükskõik kuhu sa ka ei läinud ja said kokku kristlastega ja said osa sellest imelisest tänusöömaajast. Eukarist on tegelikult kiriku olemuse üks põhilisi asju. Ja kuid on ka toonud sisse vahe kõiges muus. Ja tõepoolest see on ka üks põhjus, miks seda erinevat arusaamist ja erinevaid tõlgendusi eukaristist ei ole ka nii kerge ületada, kui meil võib-olla tahaksime seda näha. Aga me tahaksime olla maksimaalselt avatud ja loomulikult me tahame mõista ka teisi kristlasi, kes teevad seda teistmoodi, kelle jaoks see tähendab midagi muud. Ja ma arvan, et me ei peaks eelkõige ennast nagu väga õigeks pidama või uhkelt ütlema, et meil on see kõige õigem õpetus. Aga sellegi poolest ma arvan, et me ei saa mööda minna nendest momentidest, nendest märkidest, kõigest sellest, mismoodi räägib pühakirja tekst meile eukaristist, mismoodi räägivad apostlid meile eukaristist ja mismoodi räägivad kõik varased kirikuisade ja teiste kirikuõpetajate tööd. See on paljudel inimestele ka väga raske mõista, et kristluse olemuseks on söömaaeg. Ja siin me oleme ka võib-olla neoplatonismi või ka Platoni õpetuse sellises järelmõjus Kreeka filosoofiast, kus kõik materiaalne tundus kuidagi teisejärguline või isegi negatiivne või kõik igatsesid midagi vaimset. Vot vaimne on midagi positiivset, aga need materiaalsed asjad, need on ikka väga-väga halvad. Ja paljud inimesed vaatavad ka Kristuse peale tänapäeval, tahtes selles näha mingisugust sügavat filosoofilist õpetust, sügavat filosoofilist tõde, midagi väga vaimset. Aga kui me tuleme Kristuse olemuse juurde, siis me näeme, et see ei ole niimoodi. Ei ole absoluutselt mitte nii. Ja varakirik mõistis seda. Meil on teada
Kolosseumi nende keldritesse seintele joonistatud piltidest, kuidas varakiriku inimesed, kes ootasid lõvide ette viskamist või gladiaatorite ette saatmist, mida nad tegid. Võib-olla tänapäeval me ütleksime, et nad laulsid, kindlasti laulsid, jah. Aga mis nad kindlasti tegid, nad pühitsesid armulauda, pidasid eukaristi. See oli kõige olulisem asi. Ja ma arvan, et sellepärast ka meie peame aru saama. Ja siit ei saa ühtegi sellist kõrvalekallet nagu teha. Kui me tahame jääda uuetestamentliku usu, kristliku uuetestamentliku usu, kui me tahame jääda apostelliku usu, kui me tahame jääda apostelliku traditsiooni juurde, et ristiusu keskmeks oli, on ja jääb